Tervist! Täna lähen eetrisse siit oma lemmik tööriista otsast, Brits, kui te ei teadnud, ja sellega saab päris palju häid asju teha. Saab näiteks taimedele toitaineid anda. Siia on vaja vaski, siia on vaja tsinki, siia on vaja kaaliumit, igasuguseid asju on vaja, et kes oleks võinud arvata, et see toidutootmine nii keeruline on. Et ma ei ole kunagi teadlikult proovinud toiduvilja toota, seekord ma teen absoluutselt kõik selleks, et siit toiduvilja saaks. Aga tegelikult kogu see tegevus siin võtab raha, see masin maksab raha, see masin maksab raha, mis sellesse masinasse käib, maksab raha. No, võite ise arvestada, et me vaatame, mis sellest välja tuleb. Eks ma võtan mingi kulud ja asjad kokku ka. Kes oleks võinud arvata, et toidutootmine ei ole väga odav. Ja nõuab päris palju aega ja teadmisi. Aga hea uudis on see, et need jäljed, mis see rootoräkke tekitas, põhimõtteliselt on kadunud. Ja selle üle on küll hea meel. Tegelikult oligi natukene päikest, natukene soojust, natukene vihma ja asjad saavad korda. Veidikene on veel näha neid jälgi, aga eks need kaovad varsti ära. Loodetavasti tegime rohkem kasu kui kahju. Perenaine kasvab päris hea hooga. Nagu näha, on see päris hoogsalt käima läinud kogu see tegevus. Üldiselt vilin näeb välja selline, ei ole pilt postkaardi ilus roheline nisu, et siin ikkagi on külmaga pihta saanud, lehe otsad on punakad, pruunid, see on väike haiguste teema sees. Kuigi tõrje on tehtud, siis ega see asi nii lihtsalt ei lõppe. Aga üldiselt on suhteliselt hästi võrsunud, kena vaadata ja uued lehed on kõik terved, seega ei peaks väga arvatavasti muretsema.